intelligentne on see, kes oskab kõige paremini tulevikku ennustada või, no kui ma mõtlen näiteks evolutsiooniliselt ellujäämisel, on ju, või on intelligentne see ikkagi seotud mäluga, kes mineviku vigadest kõige paremini õpib, et noh, a la, et kui inimene oskab ennustada ette, et tuleb külm talv, on ju, siis ta intelligentse inimesena, ma ei tea, ehitab maja endale, kus elada, on ju. Või siis on intelligentsus nagu, või on need üks asi, et kui mul oli üks külm talv ja ma ei tea, mu sõber külmus surnuks, on ju, siis ma õpin sellest veast ja nüüd ehitan endale maja, et mingisugune, ma ei tea, aja mõiste tuua intelligentsusesse. Ilmselt on seda üritatud, ma arvan. Ma täpselt ei oska öelda, kuidas seda on niimoodi püütud teha, aga no ilmselgelt tulevik ennustamise võime on üks asju, milles intelligentsus väljendub. Ma arvan, et nagu mälu sellest lahku viia võib-olla ei ole isegi õige, sellepärast et selleks, et tulevikku ennustada, on vaja mäletada, mis varem oli, et nagu see on üks, kuidas need ennustusmudelid töötavad inimeste peas ja ka masinate puhul nüüd, millest palju räägitakse, eks, et kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikut. Just, et tegelikult nad õpivad mineviku mustritest, eks, mõlemad. Ja see õppimisvõime, see sama, kui me sellest maatrikstestidest enne rääkisime, et need teatud ülesande tüübid, mis nagu näiks kõige parema sellise ligikaudse hinnangu üldisele võimekule pakuvad need induktsiooni, deduksiooni ja see tegelikult on see sama, eks ta on küll nagu lühema aja peale välja venitatud, eks selles testi lahendamisülesande kontekstis sa kulutasid võib-olla minut aega ühele ülesandele, et see on selle minuti sisse laiali laotatud, aga ikkagi muster on sama, sa kõigepealt lähed ja õpid midagi, pead seda meele, siis lood mingi seose mudeli sellest endale ja siis rakendad seda mudelit. Et midagi teha, et see on sama asi, et ma õpin mingid mustreid elus, eks, ja näen, kuidas asjad käivad maailmas ja teen selle põhjal mingi ennustuse, kuidas tulevikus oleks optimaalne käituda ja siis mõnel läheb natuke paremini see ja mõnel läheb natuke halvemini keskelt läbi ja see ongi siis üks viis, kuidas mõelda ja ka mõõta intelligentsust. Eesti esu.